Tere! Vaatame üle, kuidas kasutada raamatukogu digiriigi nõustajana koolitusprogrammi raames Google Classroomi platvormi. Google Classroom on virtuaalne õppeplatvorm, mis lihtsustab materjalide jagamist ja suhtlust koolituspäevadest väljapool, nii omavahel kui ka koolitajatega. Classroomiga liitumine pole kursuse läbimise jaoks kohustuslik, kuid on parima kogemuse saamiseks tugevalt soovituslik. Siinses videos vaatame üle, kuidas logida platvormi sisse ja liituda Google Classroomi kursusega, kust leiab koolituse ajakava, kust õppematerjalid, kus asuvad kodused ülesanded, kuidas saab võtta ühendust koolitajatega, kust näha koolitusprogrammi liikmete nimekirja ning kuhu laadida üles Digiriigi Akadeemia kursuse läbimise tõend. Alustuseks vaatame üle, kuidas logida sisse. Samas kirjas, millest leidsid lingi sellele juhendvideole, leiad ka lingi Google Classroomiga liitumiseks. Classroomi saad sisse logida vaid Google'i kontoga ehk oma Gmaili aadressiga. Kui sul seda pole, siis loo esmalt tasuta Google'i konto ning seejärel saad Classroomiga liitumise juurde tagasi tulla. Lingile klikkides avaneb sulle seesugune vaade, mis küsib üle, kas soovid kursusega ühineda. Vajuta nupul Join Class. Olles nüüd Google Classroomi sisse loginud, avaneb sulle lehekülje keskel kohe platvormi striimil postitus koolituse ajakava ja asukohaga. Ühtlasi leiad sa siit lingid programmi kodulehele ning õppekavale. Siin all osas. Nende linkide kaudu saad tutvuda koolituse sisu ja ülesehitusega, et olla eesootavaks paremini valmis. Koolitused on praktilised, aga vajavad kindlasti ka mõttega kaasatöötamist. Stream on see osa Classroomist, kuhu saad postitada küsimusi ja kommentaare, mida näevad kõik teised grupiliikmed, samuti koolitajad. Oma postituse saad lisada selle välja kaudu. Streami ilmuvad ka kõigi teiste tehtud postitused. Postituseks võivad olla küsimused, teavitused või ka mõtted toimunud koolituselt ning arutelu teiste grupiliikmetega käsitletud teemade osas. Streami näed vastavalt nii, kui kerid ülesse või allapoole. Streami kõrvalt leiad sektsiooni Upcoming. Siia alla ilmuvad tähtajalised tegevused, näiteks kodutööd, kui neile on lisatud kindel tähtaeg. Streami lehe päise küljes näed paremal servas i-nuppu. Sellele klikkides saad lugeda selgitust koolituse kohta, millele registreerusid. Järgmiseks vaatame Classworki. Classwork on koht, mille alt leiad materjale, küsimustikke ja olenevalt koolitusest ka koduseid ülesandeid. Et koolituspäeval õpitud kinnistada, soovitame võtta ette ka kodused ülesanded, mille leiad siitsamast ja mis on ettevalmistuseks järgmiseks koolituspäevaks. Vaatame erinevad koduste ülesannete tüübid üle. Üks võimalik ülesanne on valikvastustega küsimus. Vastamiseks ava see ja kliki sobival vastusel. Ning esita see. Google küsib üle, kas sa oled kindel. Vajuta nuppu Turn in. Nii ongi sul küsimusele vastatud. Kodutööde alt leiab ka Digiriigi Akadeemia tasuta kursused. Selle läbimiseks ava kodutöö kaart, kliki seal lingile View Assignment ja siin näed täpsemat infot selle kursuse kohta. Kliki nüüd kursuse lingil, mis viib sind Digiriigi Akadeemia lehele kursust läbima. Logi sealt sisse paremalt ülanurgast,
oma ID-kaardi, Smart-ID või mobiili-ID-ga. Seejärel ava kursus. Tutvu kursuse sisuga. Ning tee läbi kõik etteantud peatükid. See võtab aega umbes 45 minutit. Nende läbimise järel jõuad kokkuvõtte leheni. Mille allosast leiad teavituse kursuse läbimist kinnitava tõendi kohta. Kliki siin Jätka nupule. Siit avaneb sulle võimalus laadida endale alla vajalik tõend kursuse läbimise kohta PDF-i kujul, vajutades sellele nupule siin. Saad seda teha vaid siis, kui oled kursuse lõputesti sooritanud vähemalt 80% ulatuses õigete vastustega. Lae tõend endale arvutisse, vajutades siis siia. Kui oled tõendi alla laadinud, ava uuesti Google Classroomi Classworki leht ja samalt kodutöö detailvaatelt leiad ka komponendi Your Work ehk siis mis puudutab sinu oma kodutööd. Selle komponendi sisse pead laadima üles oma Digiriigi Akadeemia kursuse läbimise tõendi. Selleks kliki nupul Add or Create ning vali rippmenüüst File. Avanenud aknas kliki nupul Browse, et leida tõend oma arvutist ülesse. Avaneb su arvuti brauseri aken, mille kaudu saad tõendi üles otsida. Kui oled tõendi leidnud, kliki nupul Open või Upload. Tõend ilmubki Classworki kodutöö kaardil Your Work sektsiooni. Seejärel kliki nupul Turn in, et see esitada. Google küsib üle, kas oled kindel. Sa oled kindel ja klikid uuesti Turn in. Samast kodutöö detailvaatest leiate ka võimaluse saata oma õpetajale privaatne teade või küsimus, kui sa seda kogu rühmaga just jagada ei soovi. Eelkõige on see seotud konkreetse kodutööga, aga võite ühendust võtta ka muudes koolitust puudutavates küsimustes. Viimase kodutöö formaadina vaatame üle vormi täitmise. Selleks läheme tagasi kodutööde loetellu ja leiame vormi. Siin vastake vastavalt küsimusele, mis on esitatud siis siin, ja saatke seejärel oma vastus ära. Teie vastus on salvestatud, saate vastuseks. Nüüd, kui liigute tagasi Classroomi lehele, siis näete siit, et järjest ongi iga päeva kaupa kodused tööd, küsimused, testid ja saate need järgemööda siis täita. Viimase kaardisakina ülevalt leiame People ehk inimesed. Siin on toodud ära kõik kursusel osalevate inimeste nimed, samuti koolitajate omad. Ja ongi kõik. Kui sul tekib Classroomi kasutamise osas küsimusi, anna kindlasti koolitajatele märku. Edu koolitustel!